tere! See video on siis sulle, kes sa tuled minuga koos kogema panchakarma puhastust, ajurveedalikku kõige sügavamat puhastusprotsessi Indiasse, Mitra keskusesse ja ma täna jagan sulle siit siis väikesed soovitused, et kuidas sa siis iseennast peaksid kõige paremini ette valmistama, et mul on siin väike spikker ka ees, et ma ei räägi seda peas, sest et just nimelt sellepärast, et midagi olulist mitte ära unustada. Ja üks asi ka põhjus ka, miks ma selle paketi üldse olen kokku pannud sellisena, nagu ma olen sinu jaoks, on just see, et kui sa lähed seda kogema iseseisvalt või sa lihtsalt broneerid omal kuskil keskusesse mingisuguse aja või mingisuguse sellise võib-olla paketi, siis tavaliselt seal ei selgitata sulle enne väga täpselt, et kuidas ja mida sa peaksid tegema ja millele tähelepanu pöörama, sest et nende jaoks on see nagu tavaline aga meie jaoks on see hoopis teistsugune maailm. Et ja see on vajalik selline eelteadmine või selline eelhäälestus selleks, et sinul sellest raviprotseduurist oleks maksimaalne kasu ja et sa siis saaksid sealt nii-öelda maksimaalsed tulemused, sest et tal on ikkagi, ei ole päris tasuta see, et see on päris kallis see protseduur ja nad tõesti panustavad selleks palju. Et oluline on siis see, et sa muudaksid natukene oma elustiili ja harjumusi ja seda elustiili ja harjumuste siis muutmist tasuks siis hakata võib-olla kuskil 3 nädalat kuni kuu aega enne siis panchakarmale minekut ja sa peaksid hakkama nagu siis jälgima enda nii-öelda elustiili ja tegema seal väikeseid muutusi. Et kõigepealt, need on siis, tegelikult need on sellised toitumise ja elustiili harjumused siis, mida ma soovitan sul ja mida mina ja siis Mitra Hospital soovitavad sul enne, kui sa sinna lähed, muuta. Et ja selles need juhised siis nagu põhimõtteliselt nad aitavad su kehal ja teadvusel siis harjuda sellega, et su keha hakkab puhastuma ja noorenema, et see on selline nagu väike nagu selline eelmäng või selline sissejuhatus selleks, et see puhastusprotsess oleks sügavam ja su keha ei saaks kohe mingisugust, kui sa lähed hoopis teistsugusesse elurütmi üle seal kliinikus, et siis su keha ei saaks mingisugust vägevat šokki sellest, et oi, et mis nüüd juhtus, et mis nüüd minuga toimub. Et oluline on siis esimene asi, millele ma tahan tähelepanu pöörata, ma saadan sulle ka, sul on ka siin programmis on üleval see juhend kirjalikult, et sa saad seda ka läbi lugeda, aga ma seletan siin juurde, et kõigepealt siis proovi siis süüa iga päev kindlatel kellaaegadel. Et ma saan aru seda, et suve ajal ja sellisel soojal ajal on see eriti keeruline, see kindlatel kellaaegadel söömine, aga kuna meie keha siis nii-öelda on loodud olema ühes rütmis loodusega, et siis kindlatel kellaaegadel igapäev söömine on oluline. Ja kindlasti püüa siis süüa nõnda, et hommikusöök oleks siis sul kusagil kella 8-9 paiku, lõunasöök siis kuskil 12 vahel ja õhtusöök siis hiljemalt kell 7, siis 3 tundi enne magamaminekut, aga kuskil 6 või 7. Ja kindlasti siis iga päev enam-vähem samal ajal, et kui sa lähed keskusesse, siis seal on sul iga päev kindlal kellaajal söögid ja valmis tehtud, et selles mõttes kodus on seda veidikene keerulisem harjutada ja veidikene keerulisem võib-olla järgida, sellepärast et kodus sa siis pead ise süüa tegema, mitte keegi teine sulle seda sööki ei tee, aga siiski, et see on võimalik ja kui sa õpid enda aega ette planeerima, siis see on kõik võimalik. Mina seda ikka suuremas osas teen, kuigi ma ütleksin, et ka suvel on natukene see nagu mitte käest ära läinud, aga ütleme, et natukene on jah see keeruliseks osutunud.
et ja ära jäta kindlasti ühtegi toidukorda vahele, et kui sa mingite toidukordade pead vahele jätma või sa näed, et sa ei saa süüa, siis vähemalt söö kas mingit puuvilja või midagi sellist tervislikku snäkki söö, eks ju. Ja siis veendu seda, et sinu toit oleks siis hästi kivutainerikas, et söö hästi palju juurvilju, taimsete valkudega siis, eks ju, ja mis oleks nagu nii-öelda madala süsivesiku sisaldusega, kui me räägime nüüd sellises kaasaegses keeles, ja et ja vähese rasvasisaldusega, ja väldi kindlasti, ütleme, et igasuguseid pastatooteid ja ütleme, et nuudid või toitusid, mis on valmistatud siis nii-öelda valge jahuga, et noh, kui sa sööd, siis söö täistera tooteid, täistera pastat, eks ju, ja kooki ka, eks ju, täistera jahudest, et noh, harva võid sa süüa, aga võimalikult vähe siis, eks ju, et oma elustiilist nii-öelda oma elurütmist see kõik välja saada. Et noh, aeg-ajalt on okei, eks ju, kui sa ütleme, et võib-olla korra saad mõne sõbraga kokku, sööd ampsukese, väikse ampsukese, aga nii kui meil see vahetevahel kombeks on, et oleme pidulaual ja siis sööme 5 tükki torti järjest ära, et seda siis ei maksaks teha. Ma joon vahepeal teed. Nii, ja siis on järgmine asi, et tasuks ka vähendada siis nii-öelda kääritatud ja pärmi sisaldavate toiduainete hulka, et noh, igast leibasid, asju, et kui sul ei ole veel, kui sa võid ka kodulehelt e-poest, minu kodulehelt e-poest siis soetada ajurveedalike toitude sellised e-raamatud, kus sa saad siis, seal on erinevaid retsepte, kuidas teha siis nii-öelda kääritamata ka leiba. Et tegelikult kääritatud leib ei ole okei ja ei ole okei ka pärmi, eks ju, et noh, üldsegi need leibasid saab teha niimoodi, et sa ei käärita mitte midagi. Siis kui sa oled lihasööja, siis on üks soovitus sulle selline, et väldi siis lihatarbimist, et noh, võib-olla aeg-ajalt sa sööd kana mingit puljangit või kanasuppi, aga kindlasti väldi just eriti punase liha tarbimist ja hästi rasvase liha tarbimist ja väldi nii-öelda kindlasti liha tarbimist, mis ostetud on tavalisest poest, et kui sa väga harva seda siis tarbid siiski, et tarbi maheliha ja pigem siis nii-öelda supi ja puljangi näol. Ja kui sa oled teinud läbi selle panchakarma puhastuse, siis selle puhastuse lõpus sulle kindlasti antakse ka soovitused kaasa, et milliseid lihasid või lihatooteid või loomseid tooteid sa üldse võiksid pärast hiljem süüa või mis sinu jaoks sobivad, et kui sulle tehakse sinu keha täielik ülevaatus ja puhastusprotseduur, et siis peale seda sa saad alles nii-öelda teada, mis või noh, sulle antakse ka juhised, et mida sa pärast sööd ja kuidas ja nii edasi. Ja seesama kellaaegadest kinnipidamine ja valgete jahutoodete söömise soovitus, see kindlasti jätkub ka peale panchakarmat, et see ei saa läbi mitte sellega, et me teeme seda enne ja ka selle puhastusprotseduuri ajal, eks ju siis. Siis kindlasti väldi ka siis suhkrut, eks ju, valget suhkrut, kunstlikku suhkrut, kohvi, karastusjookide tarbimist ja kindlasti jogurti söömist, eriti õhtul. Ja no ütleme, et kohv ja ütleme, et üldse ka must tee ja noh, need selles mõttes nad tekitavad ärevust, eks ju, ja erinevad noh, just valged suhkrud ja igasugused suhkruasendajad, eks ju, need ei ole ka okeid, et üldse suhkrutest, kui siis noh, minu isiklik soovitus on siis vahtra, siirup või siis natukene tarbida, millega mina teen, et mina kasutan hästi palju seda kookossuhkrut, et see on sellise mõnusa karamellise maitsega ja annab su toidule ka sellise mõnusa meki. Siis järgmisena vaatan kohe oma sellest spikrist järgi, mida ma pean sulle edasi rääkima. Ja jogurti tarbimist õhtusöögiks, jogurt on hästi hapu, oma omadustelt hapu ja jogurt selles mõttes ta nagu võib ärritada õhtul su seedesüsteemi, sinu seedimist
ja seda hästi palju seda sellist kuumust ja kuivatada mõnes mõttes ka sinu keha, eks ju, sellega. Siis karastusjoogid samamoodi on ja nendel on selles mõttes, et nendel on hästi karastusjookides on tihti see mull sees on ja et see tõstab ka sinu vatat, eks ju. Et ei ole mõtet ennast toiduga nii-öelda ennast ärritada üles, eks ju. Siis oluline on see, et sa prooviksid vältida tooreid salateid. Et toored salatid on need, mis jahutavad su keha, mis on su seedimisele rasked, mis ei ole sinu keha toetavad, et natukene ainult toorest salatit, eriti kes siin sissejuhatavas loengus said teada või mõistsid, et pigem on siis kaldub sinna vatatüübi poole, siis need vatatüüpi inimesed ei tohiks üldse salateid süüa, eriti toorest salatit, eriti sügisel. Ja tegelikult see salati asemel siis salatit sa saad siis nii-öelda panni peal kii sees ehk selitatud või sees siis saad läbi hautada ja saad nii-öelda omale mõnusa toidu teha. Ja tõesti, kui sul on puudu mõtetest, mida endale süüa teha, siis sa saad e-poest need retseptikogumikud endale, tuletan veel uuesti meelde, et saad e-poest need retseptikogumikud endale osta ja tellida, see on 18 eurot kokku või 18 või 20 eurot, midagi sellist kokku. Et see ei ole kallis. Et siis, mis veel? Aurutatud köögiviljad ja siis küpsetatud köögiviljad, eks ju, mitte selle asemel, et salateid teha, et pigem on siis need igasugused sellised õrnalt töödeldud juurviljad seedimisele mõnusamad ja paremad. Siis vee joomine, eks ju. Vee joomiseks siis valmistumine, et sa vee joomiseks võid ka teha sellise, et sa kindlasti joo vett ja vesi ja mida sa jood, siis olgu siis keedetud ja soe pigem, eks ju, et kindlasti mitte toorest ja külma vett, mis jahutab jälle maha sinu seedimise, et see vesi jah, olgu selline kindlasti keeda ära ja jahuta ära või siis joo teda leigena ja kui sul vee joomisega on selles mõttes päris paljast vett on keeruline juua, siis sa võid teha sellise retsepti järgi, võid teha sellise tee moodi või sellise keedus, ütleme siis niimoodi, et sa teed siis, võtad 2 liitrit vett, lisad 1 teelusikatäie kuivatatud ingverit, kurkumit ja mündilehti ja siis keedad 5 minutit ja valad termosesse ja kasutad joogiks seda siis, eks ju, endale, et siis sa seda saad juua mitu tundi võib-olla seda 1 liitrit, aga siis selles mõttes, et kui sa sellist keedust teed, siis kindlasti joo see ära sama päeva jooksul, ära seda säilita üle öö ega ära siis sellega seda uuesti üles soojenda, et ikkagi, et tarbi ära see enda jaoks nii-öelda värskelt. Siis kui sa näiteks oled hädas kõhukinnisusega, siis võta pool klaasi vett ja pane sellesse siis 10 rosinat ja leota siis läbi öö ja siis hommikul joo vesi koos leotatud rosinatega siis ära, et siis see aitab sul kõhtu natukene nii-öelda pehmemana hoida, et ja kindlasti kõhukinnisuse koha pealt ma ütlen sulle veel seda, et kui sa reisid, on ju, siis reisimise ajal on just hästi oluline, et sa hoiaksid oma seda vatat, kõhukinnisus on vata tasakaalutus ja et sa hoiaksid oma vatat tasakaalus siis kontrolli all, siis reisimise ajal ka kindlasti võtta kaasa endale reisile kuum termos, kus sa saad hoida kuuma jooki ja siis lennujaamas, lennukites, igal pool sa saad paluda kuuma vett ja siis joo reisi vältel hästi palju kuuma vett, et su kõht ei läheks kinni ja et sul nii-öelda see vata ei tõuseks eriti, et siis sa saad
hoida enda närvisüsteemi ja kõik hormonaalsüsteemi nii-öelda stabiilsemana. Vot, ja siis on üks oluline asi veel, mis on praegu suvel kindlasti natukene keerulisem, aga noh, talve ajal on seda jälle võimalik sättida, et tee siis nõnda, et sa läheksid ikkagi magama noh, enamalt jaolt hiljemalt kell 10, eks ju, et peale kella 10 hakkab nii-öelda siis teisene seedimine ehk siis sinu seedeensüümid hakkavad, keha hakkab taas tootma siis seedeensüüme, et kui sa lähed liiga hilja magama või oled öösel mingi kella 10, kella 2 vahel üleval, et siis su keha ei tooda enam seedeensüüme ja siis su seedimine sellega seoses siis nii-öelda on takistunud. Ja kindlasti siis hommikul on oluline ka varakult üles ärgata, et öeldaksegi Ayurvedas, et kui sa enne kella 7 ärkad ja su keha on ikkagi veel väsinud, eks ju, siis enne kella 7 ärkad või su keha on ikkagi veel väsinud, siis sa saad, siis see tähendab seda, et su kehas on mürkained, mis siis nii-öelda nagu väsitavad sind, on ju. Et kindlasti mine magama kell 10. Et peale kella 10, et võib-olla oled isegi märganud, et kui sa oled selle õige une üle lasknud, et siis sul ei tule korralikult uni, et see on tegelikult selline, siis hakkabki juba nii-öelda see pitaaeg kella 10 pihta ja siis ongi selline tunne, et ohoo, et nüüd võiks kõike teha, nüüd võiks tööd teha, maailma vallutada, ahjus röövliribi teha ja nii edasi. Siis edasi on niimoodi, et juhul kui sa tarbid aeg-ajalt alkoholi, siis nüüd siis kuu aega enne panchakarmat tasuks alkoholi tarbimisele piir tõmmata, just nimelt seetõttu, et alkohol siis kuivatab ja teeb kehas sellist haput põhjustab ja hapu omakorda siis põhjustab erinevaid põletikke, on ju. Et alkoholi ei maksa tarbida ja ütleme, et siis need väiksed veinitamised ja napsutamised tasuks, kui sa seda veel teed, tasuks ära jätta. Et see tegelikult kurnab sinu keha ja organismi. Ja juhul, kui sa oled suitsetaja, on ju, et suitsetajana siis ma soovitan selliselt, et hakata vältima sigarettide arvu ja mida sa siis päevas tõmbad ja kui on suur isu, tõesti tunned, et sa kohe teistmoodi ei saa, et see suur isu on, siis sa võid ka niimoodi teha, et sa lihtsalt tõmbad 1 või 2 mahvi ja enam edasi ei tõmba, siis lõpetan nagu suitsu ära, aga huvitav on see, et tegelikult see suitsetajatel tihtipeale on see suitsetamine just pigem nagu seotud sellega, et see suitsetamine on hetk, mis toob sind nagu kohale, on ju. Või kui sa muidu ei suuda ennast kohale tuua, siis suitsetamine teeb sul selle nii-öelda ühenduse selle universumiga korraks lahti, aga seda peaks püüdma siis nii-öelda panchakarma aitab kindlasti seda ühendust iseenda ja universumiga saada ja sa saad siis tänu sellele parema kontakti iseendaga, aga tegelikult linnuparvekene on siin meil, et tegelikult siis on võimalik seda ka teistmoodi saada, et see ei pea suitsetama, aga üldiselt enamasti inimesed, kes panchakarmale tulevad, ei suitseta, aga mine tea, võib-olla mõni suitsetab ja igalühel on oma tee, eks ju, et on nagu on. Siis kui sa võtad mingid arstide poolt välja kirjutatud ravimeid, siis enne, kui sa ei ole selle kohapealsete spetsialistidega sellest rääkinud, et mida sa võiksid ära jätta, millal, siis enne seda ei ole mõtet teha, sest et tegelikult üldiselt arsti tuleb alati teavitada sellest, milliseid ravimeid sa võtad ja neid, et kui sa hakkad neid ära jätma, sest et tihtipeale selle mingite ravimite väga järsk lõpetamine võib olla tervisele kahjulik ja võib olla kehale kurnav
ja võib tekitada kehale suurt šokki, et selles mõttes mõningaid ravimeid tuleb jätta ära järk-järgult ja selles mõttes olla oma kehale sõber. Et tegelikult üldsegi ravimite puhul on see, et tavaliselt Ayurveda nendes Panchakarma keskustes nad osade ravimitega on see, mida nad võib-olla soovitavad ära jätta, aga tihtipeale ja suures osas isegi mitte. Eriti kui sul on mingi väga spetsiifilise haiguse ravi. Ja tegelikult ma tean ka juhtumeid, kui inimesed on Panchakarmal isegi antibiootikume võtnud ja ka see on selles mõttes okei olnud, kui on selleks vajadus tekkinud. Aga loodame, et sinul ei teki seda vajadust ja kui sul on mingid ravimite võtmised või mingid küsimused, siis enne seda palun kindlasti, kui me läheme, võid mulle sellest teada anda ja et nad saaksid sellega ennast ette valmistada. Kui sul on mingisugused spetsiifilised terviseprobleemid või siis täpselt sa võtad mingeid ravimeid ja tahad selle kohta teada saada või sa soovid, et sinu mingitele spetsiifiliste terviseprobleemidele tähelepanu pööratakse, siis aet@heatuju.ee meiliaadress on avatud, saada mulle kiri ja anna mulle teada sellest ja siis ma annan nendele teada ja teavitan neid ette sellest, et kuidas sina siis ennast, kuidas nad sinule saaksid kõige kasulikumad olla, võib-olla tuleb sulle sealt ka mingisuguseid soovitusi, mida eelnevalt tarbida või mida iganes. Aga täna siis praeguseks hetkeks ma lõpetan, kui sul on küsimusi, siis samal meiliaadressil võid mulle kirjutada ja ma siis püüan vaikselt vastata ja tegelikult ole hea siis ja hakka neid soovitusi järgima võimalikult ruttu ja vähemalt 3-4 nädalat enne Panchakarmat siis, et sinu jaoks see protsess oleks kõige lihtsam ja kõige kasulikum. Et siis siit linna loodushäälte seltsist tervitan sind ja loodan, et mõni üksik tuulehoog, mis vahepeal üle käis või siis mõni haukuv koer või nuttev laps ei seganud sind seda videot kuulamast. Aitäh sulle ja kohtumiseni Indias!